Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Nagu näete, kes vaatab, kes ei vaata, siis nüüd saate teada, oleme Miks mitte uues stuudios, võib öelda. Nii et Ja siuke ajutises uues stuudios. koht on Nurk jääb samaks. jah, aga lihtsalt kuna me hetkel veel kolime ja me ei ole jõudnud nii-öelda möbleerida seda, siis Oleme oma uue toolide ja cateringi lauaga siin. jah, mitte et see kuidagi oleks muud moodi, kuidas me siiamaani oleme salvestanud podcasti. Jah, meil on praegu vibe siin. Need on täpselt samad toolid, mille peal me oleme viimased 30 episoodi teinud, nii et aga täna vist on 41. episood, kui ma ei eksi, nii et 41. episood tuleb siis uuest majast, et võib-olla teeme siia väikse vahepeatuse ka, et nüüd me oleme ametlikult kolinud ära. Selles mõttes, et kõik, mis meil olemas on siin majas nüüd. Ja täna just käisin ja andsin vanamaja võtmed üle, nii et sellega on ka adjö. Nii et nüüd oleme uues majas. Jah, ja me siin nagu oleme nagu oravad rattas lihtsalt, et meil oli küll, et oli plaanis siin teha meie lugu edasi ja siin 11 ja 3. episoodi, aga lihtsalt ei suuda praegu nendele asjadele mõelda ja teha seda episoodi, et teeme lihtsalt, mis meil vahepeal toimunud on. Räägime lihtsalt sellest, et oleme jälle nagu tänapäevas ja millalgi jälle siis sukeldume oma backeri elu algusesse siin Austraalias. Just, nii et me lubame, meie lugu on tulemas, aga mitte veel täna. Me teadsime küll, et see kolimine on suur teema ja selle kolimise kohta tuleb YouTube'i ka natukene sisu, aga me vist ikkagi ei mõistnud, kui palju nagu, või kui suur töö see on meil. See on ikka päris õudne jah, et üks asi on see, et me kolisime terve see aeg, Hans käis ja ütles, Brenda, kas sa saad aru? 6 aastat tagasi me tulime siia 2 seljakotiga, kas sa saad aru? Jah, me tulime siia 2 seljakotiga ja 6 aastat on mööda läinud ja nagu me rääkisime ka, siis majadesse ju kolitakse tühja majja enamasti, et siis ju sul on vaja mööblit. Just. Ilmselgelt sul on juba selle võrra palju asju, aga meil sinna juurde siis tuua soulehe. Ma arvan, et 75% asjadest nagu mingi nodi põhimõtteliselt, et ongi, et ma saaksin teha 1 paari näiteks polümärkõrvarõngaid valmis. Mul on mingeid veidraid asju selleks vaja ja nagu neid asju on palju erinevaid, sest ma ju alguses katsetasin ja alguses olid erinevad tööriistad, nüüd on võib-olla uuendatud need tööriistad, aga ühesõnaga neid asju on väga palju ja meil oli ju plaanis, et me ei koli 4 aastat, nii et meil ei jõudnud selle likvideerimisega ka tegeleda või sorteerimisega. Just, nagu see kolimise, võime öelda, et igastahes nagu Brenda korra siin mainis ka, et mina jahusin oma 2 seljakotist, täpselt nädal aega tagasi sai meil 6 aastat Austraalias. Nii et 7 aasta täpselt kolimise alguses sai siis päev enne kolimist, 6 päeva tagasi me siis nii-öelda oli meil see suur kolimine, mis tundub, see ei tundu, et see oli 6 päeva tagasi, see tundub, et see oli, nagu kõige haigem on see, et reaalselt 1,5 kuud tagasi, 1 kuu ja 2 nädalat tagasi, me läksime Eestis lennuki peale. 1,5 kuud tagasi. Et selle aja jooksul on nagu nii palju metsikult asju juhtunud, et see tundub nagu nii crazy, aga nüüd ütleme 80% majast näeb välja nagu selline, et on nagu päris hea juba. Ja siis meil on ja me terve aeg rääkisime, et kui me kolime uude majja ära, siis kindlasti nagu number 1 asi, mis me peame tegema, on nagu kontor valmis saada, me saaks tööle hakata. Ja siis kontor on see ainuke 20%, kus on lihtsalt kõik see mingi, siin enam-vähem, nüüd siin teie ei näe seda YouTube'is, minge vaadake, kui tuleb kolimisvlogid välja, siin vastas seinas podcasti seinale on raamaturiiulid, on ja siis kui Brenda on siin nagu mega palju tööd teinud, mega tubli on, et kui pakid seal mingid raamatud või asju ära, siis jääd mingid kastid jääd üle, paneme praegu kontorisse vaata, siis kontori siis. Või mingid asjad, mida sa ei tea, kuhu sa praegu paned, vaata, viskan siia kasti sinna.
aga ma saadan Katriinile pildi, et kes vaatab, siis näeb korraks siis meie praegust kontorit ja kontor oli see, et see on number 1, et okei, meil on voodit vaja, et magada, meil on vaja kööginurka, et süüa teha ja siis tegelikult on vaja mul kontorit, sest jõulud on tulemas ja ma olen oma kollektsiooniga hiljaks jäänud, mul on vaja kõrvarõngaid teha või noh, mul on vaja asju teha. Kui me kolisime ka, sõbrad olid abis meil, siis neil oli ka, et see kontori uks tuleb lihtsalt kinni tõmmata ja lihtsalt mitte välja teha, sest see oli tuba, mis oli asju täis ja me ütleks, et me kontor on poole suurem nüüd ja kõik need asjad mahtusid meie eelmisesse kontorisse ja nägid jumala okeid välja. Ma ei kujuta ette, kuidas see võimalik on. Ei, aga ma arvan, nüüd on ka okei. No samamoodi nagu sa ütlesid mingi päev või 2 tagasi, eriti kui sa seda tuba tegid ja mingeid kohti veel, et noh, ongi see, et enamus asju, eks ole, kui sa kolid, siis sa võtad need kõik asjad kappidest välja ju ja siis tood tühja kapi siia ja siis paned uuesti täis, et siis enne seda, kui sa need kappe täis pakid, siis tundub jah nagu hullumeelne. Aga jah, siuke huvitav siis see nii-öelda, mis mina olen mõelnud nagu need sammud, et 2 aastat tagasi tulime 2 seljakotiga, sul oli seljakott, mul oli 6 aastat tagasi, ma ütlesin 2 vist, 6 aastat tagasi tulime 2 seljakotiga, sul oli seljakott, mul oli seljakott. Seal kõik asjad, mis me elus omasime, oli meil kaasas. Siis ütleme aasta või 2 pärast oli meil siuke seis enam-vähem, kui me tripisime autoga, kui me tripisime vänniga, et kõik asjad mahtusid ära kas autosse või vänni. Ja esialgu autosse, hiljem tuli vänn, jah. Jah. Aga vännis oli meil riidekapp, nii et jah, vännis oli riidekapp, nii et siis meil nagu enam-vähem kõik asjad mahtusid niimoodi ära, et nagu ühte masinasse. Siis 2 aastat tagasi, kui me kolisime enda majja, siis kui ma ei eksi, siis me kolisime, me tegime 2 otsa, 2 autoga ja 1 treileriga. Ehk siis meil põhimõtteliselt oli 2 autotäit ja 1 treileri täis asju, oli meil 2 aastat tagasi. Ei tundu väga reaalne, aga okei. No selles mõttes see natukene eksitab, et siis me kolisime tühja majja. Ja siis me hakkasime mööblit ostma, kui me seal majas juba olime, me enne maja ju me ei ostnud mööblit. Ja meil oli juba soulehe asju ka. No jah, aga see kõik mahtus meie magamistuppa, see soulehe sündis meie magamistoa nurgas, eks ole. Ja nüüd siis mul õrna aimugi 10 auto, treileri täit, ma ei tea, seda oli lihtsalt metsikult. Ja noh, muidugi meil on suured mööblid, eriti noh, soulehe toas on juba 3 lauda, on ju. Ja üks on ikka koletis selles mõttes, et on nagu suured riiulid ja see on väga-väga raske laud. Ma reaalselt kartsin, sest et ta on üpris lai ka, ma kartsin, et see ei mahu siia majja sisse. Nagu meil on suht kitsas esiuks, mis ma avastasin nüüd. Ma veel selline naljakas ka, et ma ei mäleta, mis episoodi number on, Tiziano, kes käis ka rääkimas siin, on ju. Ja siis kuskil pool aastat tagasi ta ostis uue diivani. Ja siis ma aitasin tal selle ära kolida ja siis me tegin... Meil oli see värk, et uus diivan mahtus sisse, aga vana diivan ei mahtunud välja majast. Ja siis ma naersin ta üle, et noh, et kes see idioot ostab uue diivani niimoodi, et ei tea, et kas vana isegi välja mahub. Ja siis meil oli seal teooriad, et ei tea, kas ehitati maja ümber diivanite. Kus sinna sisse sai? Jah, et arvatavasti mõni diivan sisse, siis ehitati maja ümber, aga ei, lõpuks me saime ta välja, seal pidime natukene inseneerima. Ja siis, kui me tulime diivaniga, siis minul oli 1 ots käes, Titsil oli 2 ots käes ja alguses tundus, et väga ei mahu sisse ja siis Tits oli ka mingi oi, no kes see kolib niimoodi, et ei tea, kas diivan isegi sisse mahub, nii et see oli siuke naljakas asi, aga ma olen väga rahul meie uue koduga. Mina ka, olude sunnil see kõik juhtus ja väga hea, et juhtus. Meil oligi rohkem ruumi vaja, meil oli nagu eelmises majas, me olime rahul kõigega, aga seal oli nagu mingid asjad, mida meil oli mingi, võiks see olla, võiks too olla. Nüüd on nagu kõik need linnukesed kirjas. Aga noh, sellest maja teemast me oleme tegelikult nii palju rääkinud ka, et võib-olla nagu rääkida just, et ma olen emotsionaalselt nii läbi. Ma olen täiesti läbi. Ma lihtsalt nii palju oleme pidanud tegema, et noh, me oleme pidanud oma elu elama seal vahepeal on ja mingid töö ja mingisugused sellised asjad ka vahele, aga lihtsalt see nagu maja äraandmine on nagu nii nõme. Ma just panin mingisuguse, keegi just jagas
tegi ühte reelsi selle kohta, kuidas siis need maklerid käivad Mhm. käivad neid inspektsioone asju tegemas ja oli ka, et me küürisime seda maja selles mõttes korralikult. Ja nagu me ei räägi siin, et pesin põrandad ära ja Tõmbasin nagu tolmu ära ja- pistikupesad, akna, lauavahed, liistud, kõik lappidega, asjadega puhtaks. Nimeta üks asi, kõik. Mhm. Ja kui eile siis Hans käis seda maja üle andmas, siis see läheb paremaks see lugu, aga põhimõtteliselt eile Hans käis maja üle andmas, siis tuli koju. Ja ma kohe ei küsinud ka, ma kõigepealt mingi tule vaata, kui lahedaid asju ma kodus korda tegin, ma teadsin, et seal pidi midagi olema, on ju. Ja siis seal oligi a la, et maja taga oli siis murul liiga palju umbrohtu. Tõesti, Austraalias on nagu väga teema, et me peame muru kastma ja bla bla bla, sest muidu see kõik on ju surnud. Ja me pritsime ka umbrohu vastu. Mhm. Aga miks praegu nii palju umbrohtu on, ma ei tea. Mhm. Nagu see on fucking loodus, vaata. Ja Et kuna mida me ma seal- jõudsime just tagasi ja hakkasime kohe kolima ja siis meil ei olnud väga palju aega Jah, sellega seal et see, et me pidime välja kolima, põhimõtteliselt tuli ju nagu välk selgest välk taevast. selgest taevast, on ju. Ja siis nüüd järsku mingi umbrohi ja ma läksin nii vihaseks, kui ma seda kuulsin, et nagu ma päriselt ei saa umbrohtu kontrollida, et mis me siis teeme, okei, ma pritsime selle ära, on ju. Ja paneme siis murule seemneid juurde, et see, kui muru oleks rikutud või midagi sellist, siis ma saan aru, et see tuleb taastada ja nii edasi. Aga point siis oli see ka, et seda maja hakatakse müüma, mis tähendab, see vaadatakse eriti kullipilguga üle, on ju. Ja teine asi oli see, et laes on sellised augud, kus tuleb siis see konditsioneeri osa, seal oli see natukene üleval tolm olnud. Ja kuna ma pesin ka seinu mingil määral, siis liiga märg lapp oli ja sinna jäid mingid jutid, et see tuleb ka ära teha. Ja mingi vaipade teema ja nagu seal on mingid, ma ei tea, miks, vaata meil Stagna ajal oli nagu seinas seina suurest os vaip, on ju. Siis Austraalias on see täiega teema, ma ei tea, miks. Aga vaibad on siin ja tegelikult on niimoodi, et kui sa kolid välja majast, siis sa pead tellima selle professionaalse vaibapuhastuse. Ja. Aga kuna meie vaibad oli väga hästi hoitud ja me nagu tõmbasin selle tööstusliku tolmuimega need puhtaks mitu korda ja mul on aurutaja, mis tähendab, ma aurutasin ise need vaibad ära ja me mingi okei, kui nad ütlevad, et peab tellima selle, siis tellime, vahet pole, lepingus on kirjas, aga et põhimõtteliselt need vaibad näevad paremad välja, kui me sisse kolisime, on ju. Ja siis korraks oli see vaiba teema ja see oli mingi, ma nagu reaalselt, et nad peaks meile ju mingil määral vastu tulema, sest tegelikult ongi see, et mul oli plaanis elada seal 4 aastat, see on ju kõik väga suur väljaminek. Austraalias nagu ma tellik koristaja, kes tuleks, ma ei tea, pistikupesad mul ära peseks, on ju, see 2-3 sotti, me räägime nagu $1000 võib-olla. Ja see oli ka meie point, et nagu me elame siis nii-öelda 4 aastat ühes majas, et meil ei oleks mitmekordseid väljaminekuid iga paari aasta tagant ja nii edasi. Ja ühesõnaga mul oli eile tuju nii nullis ja nii vihane ja nagu, et see ongi ju rendimaja. Et nagu, kas te teete nalja, et lepingus on tegelikult ka kirjas, et mingid asjad ongi nagu kulumisjäljed. Et see oligi, et liistud oli, põrandaliistud oli siis veitse värv oli kuskil maha kulunud. Nagu reaalselt ma ei käi põrandaliistude peal. Nagu ma ei tee põrandaliistudega mitte midagi, see ei ole võimalik isegi, et ma sinna vastu põhimõtteliselt lähen. Et tegelikult ta siis ise ka ütles, vaata, et seal võib olla lihtsalt, see värv kulubki maha ja mis iganes, aga nendega enam-vähem peab midagi tegema. Kas see ei olegi mitte normaalne kulu majal ja nagu selleks ongi rendimajad, ma rendin maja, ma annan sulle pärast ilusa puhta maja tagasi, aga see, et sul on mingi mõttetu jama odavast mingist materjalist kokku pandud, liist sinna, see ei ole minu mure suures pildis. Et pane siis korralik, ma ei tea, puit ja mingid asjad omale sinna, vaata. Ja ühesõnaga ma olen nii tige, siis ma mingi, ma ei tea, mis me teeme. me peame maja ostma, andke keegi lihtsalt paar milksi oleks vaja, et maja saada, on ju. Aga jah, ütleme siia, et 1 miljoni eest ei saa ka nagu mingit normaalset maja siis. Nii et oleks nagu paar vaja. Aga ma ei tea, kui täna käisid, siis vist nad olid seal omavahel arutanud ja vist nad ise, mulle tundub, et nad ikkagi siis ise mõtlesid ka natuke seda, et kuna ikkagi nii lambist nad tulid, ütlesid, nad müüvad selle maja ära, et siis on viisakas ja tore. Mitte neid asju nõuda. Minul isegi nagu, mind nagu ei häirinud need asjad nagu
nagu mul ei olnud ühegi asjaga nagu otseselt, et mingi, miks nii, miks naa, bla, 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 on ju. Mul ei olnud seda üldse, ma lihtsalt olen nagu mentaalselt nii väsinud sellest kolimisest, et ma lihtsalt tahan, et mul ei oleks mitte midagi teha selle majaga enam, nagu et see, ma ei oleks seotud selle majaga enam. Et see oli nagu see, mis mul eile tuju alla tõmbas, et ma olin mingi, seal peab ikka veel mingeid asju tegema, bla, 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 igastahes täna käisime uuesti, arutasime asjad ära, põhimõtteliselt on majaga kõik korras ikkagi lõppkokkuvõttes ja andsin täna võtmed ära, nii et. No selles mõttes jällegi mingil määral tuttavad inimesed, väga mõistlikud tulid nagu oligi, et me suvase muru enam-vähem, et keegi teine tegeleb sellega ja nii edasi, et minu meelest ongi nagu inimlik vaata, et nad nagu mingil määral vedasid meid alt, on ju, et ma saan aru, et nende olukorras suure tõenäosusega paneks ise ka maja müüki, sest hinnad on lihtsalt nii kõrgele kerkinud ja neil tekkis see võimalus, miks mitte, ilmselt peab panema, on ju, et sa vaatad ikkagi, ühesõnaga mida iganes, kõik saavad aru, aga nagu siis on nagu inimlik mingite asjadega vastu tulla, et kuna see käis nii kiiresti, siis mul lihtsalt füüsiliselt ei olegi aega tegeleda sellega ja need on tõesti sellised tilulilu asjad, vaata, et nagu ma saan aru ja ma olen nagu pigem selle poolt, et mingil määral need inspektsioonid käivad ja et sa annad ikkagi puhta maja üle ja et on nagu need nõuded versus siis, kui me tõesti jälle võrdleme, on ju, aga võrdleme Eestiga, ma ei tea, kas seal on vahepeal midagi muutunud, aga seal ju tegelikult ei ole üürileandja üldse kaitstud, on ju. Et ma olen nagu sellega nõus, aga see, et sul on laes kuskil tolm natukene, päriselt ka või, et nagu see ei ole reaalne ja lõpuks ongi see, et et telli siis koristaja, kui aega pole, on ju, aga see, ma ei, tonn pluss kindlalt, et keegi need asjad ära teeks seal. Ma arvan küll, jah. Ja me räägime, et sa pead võtma uue maja, on ju, tagatis on ju tegelikult kinni seal, uue maja tagatis on $2000, on ju, ja nii edasi, et see kolimine asjad on väga suur väljaminek. Ei, no absoluutselt. Ja siis me hakkame koristajat tellima vanasse maja, kes läheb nende mingit jamasid liiste puhastama. Ja, no ma arvan, et jah, meil on $1000 vähemalt läinud selle kolimise peale. Vähemalt, nii et aga vaata, kõike ei saagi kontrollida ja kõik ei saagi elus kontrollida. Ja see oli nagu, me üritasime seda ennetada, et seda ei juhtuks juba nagu teadlikult ette, aga näed ikka, pidi nii minema ja lõpuks me oleme võitjad siin olukorras, et meil on parem maja, ma olen ülirahul, meil on äge see kõik siin. Iseloomuga maja, jah. Nii et võt, aga kindlasti tuleb selle kohta siis rohkem informatsiooni ja nagu tore, et informatsiooni jagad. Ei, rohkem sisu ja näete nagu seda aktuaalsemat sisu seal YouTube'is ka, aga räägime, mis seal kolimise vahepeal toimus, sellepärast me oleme kolimisest nii palju jahunud, ma ei tea, kes kedagi üldse huvitab kuulata. Võimalik, et kõik juba panid ära, vaatasid, jälle hakkasid jahuma oma kolimisest, ei viitsi, kes see. Aga mis teha, see on meie elu on viimased 6 aega lihtsalt söögi alla ja söögi peale. Nii et aga räägi, sina ma lisan siia väikse vahemärkuse, siis kui me kolisime, siis meie uue maja omanikud käisid korra, hüppasid siit läbi ja siis tutvusid, meid ei olnud siin, meie olime Brendaga vanas majas, sõbrad olid siin, pakkisid mingeid asju lahti, mis iganes ja siis nad siis rääkisid meie maja omanikega, nad promosid miks mitte podcasti maja omanikele, sest meil on üks episood inglise keeles ka olemas, aga siis nad majaomanikud, siis nemad ei ela Griffithis ja kirjutasid, et et järgmine kord, kui nad Griffithis on, et siis tuleme, teeme peo koos teie sõpradega, nii et tundub, et meie ja meie sõbrad, meie uutele majaomanikele ka väga meeldivad. Ja siis seal ei olnud, et meiega, vaid teie sõpradega tuleme, teeme pidu. Okei. Nii et jah, aga aga uued majaomanikud, väga lahedad inimesed. On. Ja vanad ka tegelikult, vana maja, et üldse mitte, et siit jääks kõlama, et meil mingi kõik oli, see on lihtsalt seadused ja see on lihtsalt see protsess on nii stressirohkene ja nõme. Et see ei ole nagu nendele kui inimestele nagu just. mingi teema. Nii et, aga vahepeal juhtus siuke huvitav asi, et põhimõtteliselt me käisime mõlemad üksinda, ma ei tea, kas reisil on nagu kuidagi suur sõna öeldud, aga käisime Griffithist ära mõlemad erinevatel aegadel. Nii et mina käisin esimest korda Lääne-Austraalias Perdis, minul oli seal tööga konverents ja Brenda, kus sina käisid? Mina käisin Sydneys salajutte kuulamas.
ma ei tea, kuidas jah, ma seal mingis podcast'is oli mingi number. ja ütlesid. ma isegi ei tea, miks, aga see oli naljakas. Nii et jah, oligi siis umbes 2 nädalat tagasi mina käisin Perdis, nagu ma olen rääkinud enne ka, meil on ettevõttel 2 poolt. Üks pool on see põllumajanduse ja põllumaa pritsimise pool, mida manageerin mina. Ja teine pool on siis maa magneetiline kaardistamine lennukitega, millega mina nii palju tööd ei tee, aga natukene olen ikkagi seotud. Aga kuna mina ehitasin, meil on töö juures simulaator, millega piloodid saavad harjutada ja proovida igasugu erinevaid situatsioone, siis kuna mina ehitasin selle simulaatori, ma ei tea, 1,5 aastat tagasi äkki või? Päris kaua me oleme kõik seal sellega mängimas käinud. Oleme sõpru sinna viinud mängima. Saame kõik lennukiga, sorry, ma segan vahele, et kõik oleme saanud siis proovida lennukiga lennata. Mina sain iga kord surma. Jah. Nii et kuna meil oli plaan see, et viiks, kui ma nüüd Gold Coastil, kuigi sellest ma ka ei ole väga palju rääkinud, konverentsil käisin 3 kuud tagasi, siis seal olin mina nagu klient. Siis seal siin konverentsil, kus me käisime, oli meie nagu see teenuse pakkuja, kellel on oma see putka, kuhu inimesed tulevad siia rääkima. Ja me tahtsime sinna simulaatorit üles panna, et näidata, et meil on selline lahe treeningvahend ja särki-värki. Nii et see oli nagu üks suur põhjus, miks ma kaasa läksin, pluss lisaks siis ettevõtte omanikud tahtsid, et ma nagu selle ettevõtte poolega ka rohkem sina peal oleksin. Nii et jah, mina läksin, meil oli vaja kõigepealt ja selle kohta tuleb ka YouTube'i, ma reklaamin meie YouTube'i kogu aeg, aga ma arvan, et mina võib-olla nii tubli ei olnud kui Brenda filmimisega, pluss mul oli natuke keerulisem ka, sest et mul oli... Ei, mul oli üks päev nagu veits kehva olla, et ma ei filmin nagu üldse. Aga ma lihtsalt räägin, et ma olin väga palju nagu sellisest töökeskkonnas isegi kui konverents läbi, siis õhtul olid õhtusöögid mingite klientide ja asjadega, nii et aga minul oli alguses vaja propeller viia Griffithist Sydneysse. Lennuki propeller. Parandusse, nii et esmaspäeva hommikul mina läksin, panin omal auto taha treileri koos propelleriga, sõitsin 6 tundi Sydneysse. Ja miks sa, teised, sa käisid siis Perdis, käisid siis 3 käisite sealt ettevõttest, 2 tükki siis on ettevõtte omanikud ja sina olid siis lisaks. Just. Ja teised lendasid Griffithist Sydneysse? Ei. Ei lennanud või? Nad läksid Melbourne'i? Nad läksid Melbourne'ist. Et miks sa sõitsid, miks sa seda lennuki propellerit ei saatnud Sydneysse? Sa oleks võinud lennata Sydneysse. Meile ei meeldi väga lennuki propellerit saata, sest need on kallid ja me ei usalda inimesi ja meil on olnud jamasid enne. Nii et kui meil on alati võimalus, siis me pigem viime need kohale. Nii et see on väga reaalne, et viitegi lennuki propelleri on vaja parandusse viia, siis sõidate 7 tundi Sydneysse. Ja siis 7 tundi tagasi, kui vaja. Aga kuna minul nii-öelda töötaski hästi, et seal oli väike parandus vaja teha propellerile ainult. Nii et ma esmaspäeva liisin ära ja reedel, kui ma tagasi Sydneysse jõudsin, siis ma võtsin selle peale. Nii et viisin propelleri ära, siis... Kuna me kolime, eelmises majas oli meil sisse ehitatud veinikapp, siis ma Sydneyst leidsin veinikapi, siis mul oli mingi 3 tundi aega enne lendu, siis ma ostsin veinikapi, panin selle autosse. Veiniriiul ütleks selle kohta. Veiniriiul, jah. Wine rack on hea sõna. Eesti keeles ei olegi võib-olla nii head sõna. Ja siis ma läksin lennujaama, tegin seal oma tööd veits. Niimoodi, et ma vist alustasin kell 5 hommikul siin ja siis ma jõudsin vist jõudsin kell 10 õhtul, ehk siis siin kell südaöösel siis. Jah. Nii et oli, ma ei tea, see oli nagu naljakas jah, et ma lendasin siseriiklikul lennul ja see oli 5 tundi. Et ma ei tea, Eestist jõuab Euroopa teisse otsa 5 tunniga. No tegelikult isegi jõuab Austraaliast välja 6 tunniga. Jah. No, isegi vähe, oleneb kus sa oled. Oleneb kus sa oled. Ja Perdis sa jõuad mingi paari tunniga juba kuskile Palile või ma ei tea kuhu. Melbourne'is näiteks lendab 6 tundi Palile. Ja. Nii et jah, läksime sinna ja siis minu järgmised 3 päeva olidki põhimõtteliselt hommikul ärkasid üles, käisime hommikus söömas, siis läksime konverentsile, seal rääkisime inimestega,
tegime asju, näitasin simulaatorit, väga palju inimesi sai surma, Brenda, seal nagu, kui nad lendasid, ja. nagu sina. Ja, nii ja. et aga ei, inimestele väga aga meeldis. tuua lihtsalt nagu välja vaata, et see ei ole lihtsalt nagu mänguasi, et sa saad seal lennata, vaid sa oledki reaalselt, sa oledki piloot ja sa reaalselt nagu lendaksidki. Just. On ju? Ja mis meil, Et see ma ongi ei tea, see point, et kuna see töö on väga ohtlik, et siis piloodid saavad harjutada jah. selle peal. Ja üks põhjasi, mida vist sina ei ole kunagi näinud, seal meil ei ole seda olnud, sina käisid rohkem alguse poole, siis kui jah. Aga nüüd meil ongi nagu see maa magneetiline kaardistamine, et meil on seal oma nii-öelda see andmete kogumissüsteem ja nüüd me oleme teinud niimoodi, et see sama andmete kogumissüsteem läheb meil simulaatori külge, nii et need samad ekraanid, mida piloot näeb lennukis, on meil nüüd füüsiliselt ka olemas laua peal. Nii et nagu on reaalselt üks ühele on nagu, et ja sealt saab valida ka, kus sa lendad, mina näiteks lendasin Eestis, Türil lendasid ja siis oligi ja reaalselt oligi nagu need kaart ja seal vaatasin oma maja ja nii edasi. Ja sükestel konverentsidel on hästi tavaline, et inimesed lihtsalt on, näiteks ma võin öelda, seal konverentsil ühes putkas oli see mingi püstolimäng, on ju, kus said seal tulistada mingeid asju. Oli mingisugune golfi simulaator, on ju, et inimesed lihtsalt saaksid, et inimesed tuleksid sinu juurde ja lihtsalt siis sa saad vestlust arendada. Ja siis mul oli natuke siuke nagu äratundmisrõõm Soulehe poolest. Et kui sa oled Soulehega, siis vanasti marketil nüüd poes, siis räägid seal klientidega ja siis ütled neile, et jah, et see on kõik nagu käsitsi tehtud, käsitöö. Siis kõik on nagu mingi, wow, päriselt, oh my god, crazy. Siis kõik on jumala sillas. Ja siis mul oli seal konverentsil täpselt samamoodi, et inimesed tulid mingi, väga lahe on ju, siis ma mingi, tahate proovida. Ja siis kui ma ütlesin, et see ei ole nagu lihtsalt mänguasi, et siin sa näed meie andmete kogumissüsteemi, see on täpselt selle järgi, mille järgi piloot lendab, siin on see lennukava, särki-värki, et see on nagu reaalne treeningtöörist meil, siis kõik oli ka, päriselt, ma mõtlesin, niisama saad siin teha mingit pulli, et ma olen lennundusettevõte, et saab lennata, on ju, naljakas, lahe, mis iganes. Siis kõik olid ka mingi, wow, päriselt, nii et mul oli siuke äratundmisrõõm, aga jah, tegemist oli siis, kutsutakse Australaasia, ehk siis Austraalia ja Aasia geofüüsika konverentsiga põhimõtteliselt, ehk siis seal olid kaevandusettevõtted, seal olid geofüüsikud, seal olid lennukitega, kes inimesed kaardistavad maad nagu meie, seal olid inimesed, kes maa peal kaardistavad maad, droonidega, särki-värki, nii et väga palju huvitavaid inimesi ja ei, väga põnev oli, väga põnev ja see 3 päeva läks nagu mega kiiresti. Ma ei teagi, Brendaga üritasime siin ikka nagu rääkida ka, aga ega seal väga seda aega ei olnud. Nii et ei mul, ja kõik küsivad ka nüüd, et kuidas Perdis oli, ja et ma pean kahjuks ütlema, et ma nägin, enamus aega oli konverentsikeskus ja 3 erinevat restorani põhimõtteliselt, kus me õhtusöögil käisime, aga muidu oligi päeval, sa olid siis seal konverentsil ja siis õhtuti ju käisid väljas söömas igasugu erinevat inimestega. Oligi, põhimõtteliselt konverents kestis nagu 4:30, siis konverentsikeskuses toodi õlled, siis oli siuke sotsiaalne networking aeg, on ju, oli kella 6-ni seal ja siis meil oligi tavaliselt, meil olid juba õhtusöögi broneeringud olid kella 7-ks. Et me käisimegi erinevate inimestega söömas, esimene õhtu, kui mina alles jõudsin, siis nemad käisid, mis on nüüd üks väga huvitav, mõõdetakse ka maa gravitatsiooni ja nüüd meil on üks uus tehnoloogia, mis on välja tulnud ja me oleme siis ainuke ettevõte, kes seda Austraalias pakub nüüd, et nemad käisid selle väljatöötajatega, käisid söömas, minu ülemused siis esimene õhtu, kui mina alles ja ma saan aru, et see kuulutati välja konverentsile, siis kõik jooksid sinna sinu juurde, kui tol ajal üksinda seal olid, on ju. Ja siis oligi niimoodi, et see oli viimasel päeval, kui see välja kuulutati, oli suur esitlus sellest tehnoloogiast, särki-värki ja ma käisin ka seda vaatamas, kuulamas ja siis need samad 2 kuti, kes selle on välja töötanud, siis minu ülemused läksid korra nendega veel rääkima ja mingit nõu pidama ja siis ma olin seal putkas, meie seal
booth'is ja siis järjest lihtsalt inimesed, nii põnev tehnoloogia, kui palju see maksta võiks, kui palju, noh, eks ma rääkisin nii palju, kui ma tean sellest, et ma ikkagi selles ma teadsin ka sellest, aga nagu mina ei teadnud, kui palju see maksma. No maksmise osas on lihtsalt see, et erinevatel inimestel on erinevad hinnad et nagu ja sina ei tea seda, on ju. Jah, et me vaatasime seda nii-öelda esitlust ja siis nii-öelda kohe tuli üks kutt, kellega ma kohtusin paar päeva varem ka, kes on siis Queenslandi nagu valitsuse geofüüsik, ehk siis kui valitsus tellib töö, mis on Austraalias väga tavaline, maa magneetiliseks kaardistamiseks, siis tema on nagu see inimene, kes seda organiseerib põhimõtteliselt. Geofüüsik, kõlab fantsilt, mida ta teeb? No tema teab, mis seal maa sees on. Okay. Tema geophysicist. Jah, nemad põhimõtteliselt saavadki selle andmed, mis teie teete? Mis meie teeme ja siis nemad kas siis olenevalt, kas siis Austraalia valitsust või siis kaevandusettevõtetele ütlevad, need on nüüd siis need punktid, mis meile huvi võiksid pakkuda siit alast. Siis peale seda, kui meie oleme lennukid on nagu suhteliselt esimene samm, et lennukid on head selle jaoks, et teha hästi suur ala korraga. Ja siis, kui meie oleme ära teinud, siis nad on, need 4 punkti tunduvad siin huvitavad, siin võiks midagi olla ja siis nad saadavad nii-öelda need maapealsed mõõtjad välja, kes saavad väga täpsema pildi, aga nemad ei suuda nii suurt ala katta, eks ole. Nii et jah, ja siis igastahes ja valitsuse tööd on hästi suured tööd. Ehk siis ma kuulsin seda hinda, mis talle öeldi, aga siis mul oligi see, et vähemalt ma nii tark olen, on ju, et kui keegi teine tuli küsima, et palju hind on, ma seda hinda teadsin, aga mina ei teadnud, see võis olla nagu see hea hind, et pärast on teistele 2 korda kallim hind, et mina ei tea seda. Eks seal on jah erinevad ikkagi suurtel ja klientidel on ju millega iganes teisel poolel samamoodi, et suurtel klientidel on natuke võib-olla parem tüki hind nii-öelda, sellepärast, et nad ostavad lihtsalt nii palju seda teenust sisse, on ju. Just, nii on. Nii et siis see on loogiline ka, jah. Jah, siis ma lõpuks helistasin neile ka, et kuulge, te peate tagasi tulema, mul on siin juba mingi 10 inimest, et ma ei suuda neid enam kõiki lõbustada siin, aga nii, et see on väga uhke värk, nüüd me alustame just nüüd see nädal läks lukku, mis seal konverentsil ka meil väga palju, me teeme uut suurt projekti nüüd Indias, millega ma ka natuke rohkem seotud olen. Mina kuulsin seda lugu, sorry, ma segasin vahele. Mina kuulsin seda lugu siis, kui see India projekt nagu võib-olla tuleb ja see tundus nagu väga-väga põnev, aga nüüd ma saan aru, et eelmine nädal löödigi lukku India projekti. Eelmine nädal löödi lukku, järgmine nädal lennatakse USA-sse, planeerime osta 2 uut lennukit ja need siis. Ma juba ütlesin ka, et kui Hans peaks nagu Indiasse minema tööasjus, siis mina tulen ka. Nii et jah, ja see India projekt, seal on nagu ikka metsikult, seal nagu buumib täiega, ütleme nii, et see India projekt võib kesta järgmised 5-10 aastat, et jah, see on väga põnev kõik. Nii et sellised olid minu konverentsipäevad enam-vähem ja käisime seal õhtusöökidel särki-värki ja üks lahe asi, mis ma veel tegin, oli siis umbes nädal aega enne seda, kui ma läksin. Kas sa juba räägid seda teist osa? Ma mõtlesin, ma küsin paar küsimust sulle enne, kui see konverentsi teemal edasi lähed. Ma tahtsin teada, kellega sa õhtusöökidel käisid? Mina käisin siis. Nimesid mul ei ole vaja teada, lihtsalt, et miks ja. Meil oli siis kokku 3 õhtusööki. Üks õhtusöök, esimene õhtu oli siis põhimõtteliselt need inimesed. Üks mees oli see, kes kogu selle andmekogumis süsteemi on välja ehitanud meie lennukites, saime temaga kokku ja seal samal õhtusöögil olid siis ka need inimesed Kanadast, kelle kristallipakke me ostame, ehk siis lennukites on kristallid ja siis need on need, mis mõõdavad seda magneetilisust. Nii et see oli. Kuulsite jah, kõik kristallid. Kristallid igal pool. Ja teisel õhtusöögil me käisime, siis on selline organisatsioon nagu IAXA ja mis on siis, ongi need
lennuettevõtted, kes teevad maa magneetilist kaardistamist. Nende ohutusorganisatsioon on siis AJAXA, mille hetkel siis üks Thomsoni omanikest ja meie siis nii-öelda Austraalia isa või tema on siis selle president hetkel ja siis Tim, kes oli ka kaasas, kes on ka üks Thomsoni omanikest, tema on siis seal tehnilises komitees. Ja siis me käisime kogu selle AJAXA põhimõtteliselt juhatusega nagu käisime söömas, mis oli nagu mõlemad otsöögid olid väga siuksed chillid, et olidki pigem siuksed sotsiaalsed kokkusaamised, kui et mingi metsik müümine ja. No peale konverentsi tavaliselt vist nagu sellises businessis need asjad niimoodi käivadki, et kutsutakse oma kliente õhtusöökidele, et lihtsalt häid suhteid hoida, on ju. Just. Lisaks seal õhtusöögil, mis tegelikult Hans mulle ka rääkis, teile vist ei tahtnud rääkida, ma räägin ise siis. Ei räägi. Jaa, oli siis vist alguses algas see vist konverentsil, nagu ma aru sain. Ja läks edasi kuskil õhtusöögile, et järsku nagu kõigil oli, et vana sa oled nagu, et noh, kõik seal olid seal, ma ei tea. See oli jah, seal AJAXA seal teisel õhtul oli jah. Et noh, ei olnud seal, Hans on ju, ilmselt nagu, ma ei tea, vaata Austraalias eestlaste jaoks me paistame nii vanad välja, kui me oleme, on ju. Aga austraallaste jaoks mõni arvab, et me oleme ikka veel 22-aastased, on ju. Et siis seal nagu oli siis alguses olnud see, et keegi konverentsil oli käinud siis juba omanikele rääkimas, et kuule see noor kutt, kes sul seal on ikka nagu, mis ta ütles, mis see oli nagu, et hoia teda või nagu mitte. Midagi sükest jah, et see Hans on ikka väärt kutt sulle ja midagi sükest. Midagi sellist on ja siis õhtusöögil vist oli samamoodi siis õhtusöökidel öeldud ka, et kuule vana see poiss on siin üldse. Kõik ülejäänud inimesed laua ümber, ma ütleks pigem olid süke 40+, 45+, 50+, jah. Et kes ta sul on ja kus sa ta leidsid, et väga hea tark kutt on sul, et umbes hoia ja et kõva värk. Nii et sain aru, et sa tutvusid seal väga lahedate ja huvitavate inimestega, kellele sa jäid väga hästi silma. Ja, ei, see oli mega põnev ja lihtsalt oligi ja eks selles mõttes oli hea ka, et saime nagu ja siis viimane õhtu me käisimegi Pauli ja Timiga kolmekesi, käisime õhtus söömas, et kuidagi võtsime selle nagu nädala kokku ja kõik me kolmekesi jäime nagu mega rahule sellega, mis me seal korda saatsime. Ja me oleme seda siin podcastis päris mitu korda nagu maininud ka, et tegelikult Griffith ei ole meie maailma lemmikkoht, kus elada on ja et ta on selles mõttes, ta on väga hea koht, kus tegelikult teha sponsorit on ju, muidugi oleks toredam, kui me oleksime ookeani ääres, mis iganes, bla. Asi ongi ookeanis tegelikult lõppkokkuvõttes. Aga lõppkokkuvõttes tegelikult on siin on kõik eluks vajalik olemas on ju ja siin on tegelikult väga head võimalused, aga igastahes, kui meil on sponsor läbi, siis meil on ikkagi plaanis ära kolida siit. Ja see oli ka nagu hea, et me lõpuks olime seal kolmekesi ka nagu sellest igapäeva rütmist veits eemal, et me saime nagu rohkem arutada ka mingeid plaane ja kõik, kuidas me kõik kolmekesi näeme, et nagu Thomson edasi liigub ja mis me teeme, siis et see oli ka nagu hea, et me arutasime seal, et nad mõistavad seda, et mina ei plaani Griffithis elada, aga samas ikkagi, et seal on nagu võimalused ja plaanid on olemas ja juba liiguvad sinna poole, et isegi, et kui me peaksime 2 aasta pärast või kui me kolime 2 aasta pärast kuhu iganes, me siis otsustame, kas see Gold Coast või see on mis iganes, mis koht. India, et siis tegelikult on ikkagi plaanid, on see, et mul on võimalus jätkata Thomsoniga ja. Ja no see ei olnud ka see asi, mis konverentsil välja tuli, selles mõttes, seda oli ju algusest peale teada, et sponsori, põhimõtteliselt tööle sa läksid sinna selleks, et me tahame sponsorit saada. Et see, et nad tahavad jätkata töösuhet ja see, et see on ala, mis sulle tegelikult väga huvi pakub ja sa oled selles hea ja et see on nagu sinu üks karjääri valikutest, see on kõik lisa ja see on nagu kõik, mis on nagu hiljem tulnud, aga tegelikult point, miks sinna tööle läksid ja miks me siin oleme ja miks me seda teeme, on ju tegelikult lihtsalt puhas sponsor. Just. Ja seda teavad nemad samamoodi, et see on lihtsalt lisaboonus, et nemad tahavad võib-olla siin
tahavad sind hoida ja võib-olla pakkuda siis sulle vajalik, ma ei tea, kuidas öelda nüüd seda, kuidas. Et nad tahavad sind seal ettevõttes sees hoida ja nad näevad väga palju erinevaid võimalusi, kuidas sind rakendada seal niimoodi siis, et sa ei pea Griffitis olema, on ju. Just. Nii et mega põnev ja ma ütlesin ka neile seal seda, et mulle tegelikult, mulle Ag praegu väga meeldib, et eriti ma olen nüüd nagu, kui ma olen seda teinud juba 2 aastat või mis iganes on ju seda ops manageri on ju, et nüüd ma tunnen ennast nii mugavalt, vaata, ma tean kõiki farmereid, ma tean, on ju, alguses oli kogu aeg siuke teadmatus on ju, ma olen teinud mitu hooaega, ma tean täpselt, mis septembris toimub, ma tean täpselt, mis oktoobris toimub, ma tunnen ennast väga mugavalt, aga ja ma olen teinud ka ikka ma olen hinnapakkumisi asju, lennukavasid asju teinud sinna teisele poole ka. Aga nüüd nagu just mul nagu nii-öelda silmad avanesidki see, et kui palju tegelikult uusi tehnoloogiaid töötatakse välja seal teisel poolel, kui palju rohkem võimalusi on seal. Et seal ei teki seda rutiini, et sul ongi hooajast hooajale, kuigi ega sul sinu töös ka ei ole rutiini, sest kõik sõltub ilmast, on ju. Aga suures pildis on ikkagi asjad ette teada, siis seal on see, et töötatakse välja uusi asju. Et saad sellele nagu kaasa lüüa. Et see on praegu nagu väga ikkagi, et järjest maailma igasuguste metallide vajadused, eks ole, ainult suurenevad. Et see on väga põnev ala ja ma jäin nagu metsikult rahule selle konverentsiga ja et mul oli võimalus, see oli küll natukene stressirohke, sest et nagu ma ütlesin, me olime hetkel, pluss ma tegelikult tegin enda tööd edasi samal ajal, kui ma olin Lääne-Austraalias. Ehk siis seal mingid hommikud siin 6:30, see oligi vist esimene hommik, nii et ma läksin südaöösel magama, siin 6:30 lennuk tõusis, mis on siis Perdi ajal 4:30 ja ma nagu võiks olla üleval, kui mul lennukid lendavad, ehk siis ma 4 tundi magasin ja siis ärkasin üles. Päriselt? Ja. Nii et jah, see oli siuke natukene keerukas, aga nii ikka ei ole väga okei, jah. See mulle ei meeldi. Nii oli lihtsalt. Okay. Nii et magama ikka peab nagu saama natukene rohkem. No peab. Aga too päev ei mängi veel. Nii et kas sul on veel mingid küsimusi enne, kui ma jätkan? Ei ole vist, lihtsalt jah, väga lahe. Mul on väga hea meel, et kui me siin korraks selle sponsori asja sisse tõime, siis mul on lihtsalt nagu, et kuna see oli meie otsus, me mõtlesime, et me teeme siis sponsorit ja tegelikult arvestades, kus saab sponsorit teha, siis me teeme sponsorit ikkagi väga heas kohas. Kuna Griffitis ei ole ookeani, siis ja ma elan soojas kliimas, siis nagu ma eelistaks elada ookeani ääres, aga see on meie valik, et me teeme sponsorit siin ja see oli kogu eesmärk, et mul on selle üle nii hea meel, et sa saad päriselt nagu ma ei teagi, areneda või see võibki olla üks sinu nagu karjääritee või nagu karjäär on ju, ja see on huvitav asi, mis sa teed ja ma ei ütle, et need mingid muud tööd ei oleks huvitavad, aga et saad oma nagu, ma ei tea, välja kutsuvad asjad, mul ei leia õigeid sõnu saad oma täit potentsiaali kasutada, et mul on selle üle ülihea meel, et see ei ole selline, eks ikka oleme farmitöid pidanud tegema niimoodi, et need muutuvad üksluiseks ja viskab kopa nii ette, sa lihtsalt nagu käid ja teed, sest need farmitunnid tuleb ära teha, on ju. Et siis, et see sponsor ei ole samamoodi läinud. Et see oleks nagu väga keeruline teha 3-4 aastat sükest asja, on ju, et lihtsalt on vaja ära teha. Et sul on nagu päriselt huvitav ja lahe. Aga jah, seal oli väike süke teine, ma ei tea. See ei olnud kuidagi eesmärk, aga lihtsalt õnneks asjad juhtus niimoodi kokku, et umbes nädal aega enne seda, kui ma lendasin Perti, siis Brenda pani Instagrami üles, et Hans läheb järgmine nädal Perti, siis võimalik, et teate, võimalik, et ei tea, siis on selline tüdruk nagu Birgit, kes teeb ka Perdis podcasti eesti keeles. Temal on küll natuke teistsugune formaat ja ma kutsubki inimesi külla. Seal vist on vahepeal inglise keeles ka minu mõnest. Ta vist täielikult ei tee eesti keeles. Ma ei ole kindel ka. Ma olen näinud inglise keeles. Me teame, et on nii eesti kui ka ingliskeelset osasid. Ja siis ta kirjutas, et kui võimalik, et siis kas Hans saaks podcasti tulla. Ja õnneks viimasel päeval konverentsi natukene varem läbi ja leidsime selle augu, nii et oli mega lahe käia seal podcastis
kellegi teise podcast'is, no ma ei saagi öelda, et esimest korda, teist korda. aga oli nagu mega lahe, see on nagu nii naljakas, eriti Austraalias ka, et nagu justkui me teame teda juba nagu aasta aega või et me alustasime podcast'i suht samal ajal, siis et nagu päriselt inimesega kohtuda ja see kuidagi tundub alati alguses natuke sihuke sürr, et sa justkui tunned, et sa tead seda inimest mingil määral, aga tegelikult ju kunagi kohtunud ei ole. Aga mega lõbus podcast'i episood sai minu arvates, nii et ma nüüd täpselt jah, arvatavasti, kui te seda episoodi kuulate hetkel, kui see välja tuleb, siis teisipäeval on ju. Siis seda veel ei ole. See peaks tulema arvatavasti kas nädal või 2 peale seda. Aga kui sa kuulad seda episoodi kunagi hiljem, siis me paneme siia alla ka selle lingi, et minge kuulake, minge vaadake, et minu arust oli väga, väga lõbus episood. Ja mul oli see oli jah, jällegi üks hea pluss. No see on huvitav ka, et ongi, me oleme mõlemad Austraalias on ju, aga täiesti eri otsades. Ja täiesti eri teed käimas ka. Ja eri teed käimas, aga samal ajal mulle tundub, et meil on nagu, meil ei ole meil on sarnased huvid või mingid sarnased asjad, et kui me oleksime kuskil nagu lähemal, ma olen suht kindel, et me käiksime tihedalt läbi ja nii palju, kui Hans mulle rääkis, et oli nagu väga lahe vibe ja ühesõnaga, et tundub, et meil on nagu mingid asjadega samad mõtted või ideed mingeid asju teha. Nii et jah, see oli ka mega lahe, kuigi see oli siuke järjekordne väike nii-öelda natukene läks seal jooksmiseks mingil määral, aga ma olen nagu mega õnnelik, et me tegime seda ja loodetavasti mingi hetk, arvatavasti nad küll Griffithisse ei satu, aga selles mõttes, et kui me näiteks kolime Gold Coastile, siis seal on nagu väga tõenäoline, et nad sinna võiksid sattuda, on ju. Et saame äkki nad ka külla kunagi. Nii et see oli mega lahe ja siis nagu ma ütlesin, esmaspäeval ma sõitsin Sydneysse, lendasin Perthi ja reedel juba oli tagasi tulek, nii et reede hommikul kell 4 ärkasin ülesse, läksin lennuki peale, lendasin Sydneysse, siis kui ma Sydneys oma auto kätte sain, siis ma sama nädala alguses ostsin oksjonilt endale jalgratta. Mille sa panustasid selle peale? Ma panustasin ja ma võitsin $67 jalgratta. Ma isegi ei tea, mis on 30 eurot või, jumala korralik jalgratas. Nii et siis ma läksin jalgrattale järgi. Sest sa unustasid selle ära ja sa kogemata võitsid selle jalgratta. Ma kogemata võitsin jalgratta, nii et ma läksin jalgrattale järgi ja siis ma läksin oma propellerile järgi ja see, et ma siis Sydney lennujaamast võtsin jalgratta ja propelleri, ma arvan, et nii-öelda asjade peale panemiseks läks mul 10 minutit. Ja siis peale propelleri peale võtmist me siis läksime, võtsin kütust, et mul läks piisavalt kütust, et koju sõita. Siis lennujaamast kütuse võtmiseni läks mul aega 2,5 tundi. Sest see oli reede pärastlõuna Sydneys. See liiklus oli lihtsalt nagu crazy. Et seal oligi... Ja kujuta ette sama selle propelleri järelkäruga ka veel. Õudne. Toomik ka siis jah, Pertis alustasin kell 4 ja vist kell 10 õhtul jõudsin koju. Suht hilja jõudsid, jah. Nii et selline oli minu seiklus Lääne-Austraalias esimest korda, aga nagu ma ütlesin, ma jäin väga rahule, ilgelt kopp oli ees ja väsinud oli olla, kui ma lõpuks koju jõudsin, aga läks kõik hästi ja nüüd selline oli minu väike reis. Kõlab väga lahedalt. Ma oleks ise selle reisil tahtnud käia. Kas sa ei ole rahul, mis reisil sina käisid? Ja, olen küll. Olen. Mul oli ka väga lahe reis. Oli jah? Kas sa soovid pikemalt ka sellest rääkida või sa ei soovi pikemalt? Ei, no ma räägin natukene ikka selles mõttes, et ma käisin Sydneys, käisin salajutte kuulamas, oli väga lahe. Ja. Ei käinud üksi? Ei käinud üksi. Ma vist mõtlesin suht pikalt, kui ma kuulsin, et nad tulevad, et minna, aga siis ma teadsin, et september, et me oleme siin tegelikult pool aastat enam-vähem edasi-tagasi ringi reisinud, et siis septembrist detsembrini mina teen ainult tööd, sest jõulud on tulemas ja nii edasi. Ja kuna see kolimise asi tuli ka vahele ja nii edasi, siis me mingi ei, ma ei saa kuhugi minna, aga siis mul ikka üks päev mõtlesin, tead, vahet ei ole, mul ongi vaja minna, et ma poleks ammu käinud kuskil. Ja et kui tihti sükest võimalust ikka on. Ja just,
et noh, kui ma elaksin kuskil sealpool, siis ma käiks kõikidel nendel, noh, kui keegi Eestist tuleb siia, ülilahe, et nad üldse tulevad. Minu meelest Termikas tuleb ka nüüd kas oktoobris või novembris vist jah. noh, siin noh, sellel ajal ma ei lähe mitte kuskilt mitte kuhugi Griffithist on ju, siis ma töötan Soul-lehes, aga et noh, põhimõtteliselt ma käiks igal pool selles mõttes, et puhtalt juba sellepärast, et Eestist inimesed tulevad, sa saad oma eesti keelt kuulata ja nii edasi, nii äge on ju, aga see jah, ei mänginud kõige paremini välja, nii et ma alguses mõtlesin, et ma ei lähe, siis ma mõtlesin, ma lähen ja siis ma helistasin sõbrannale. Mina ei tea, kas ma võin nimesid öelda või mitte, ma ütlen igal juhul, ma hiljem ütlen neil. Ma arvan, et on fine, sellepärast, et ma tegin Sydney's tuleb ka vlog välja, et ma tegin vlogi ka ja kui ma neilt küsisin, kas on okei, et ma nagu niisama inimesi niimoodi suvaliselt terve trip ei filmi, et neil oli fine, et ma usun, et ma võin siis nagu podcastis ka öelda, muidu on nagu sõbranna 1 ja sõbranna 2, vaata veits imelik rääkida. Nüüd ühesõnaga ma helistasin Eestis, ma olin Eveliniga koos, kui ma küsisin, et kas ta tahaks minna, siis ütles, ta ei kuula seda podcasti. Ja siis ma mingi okei, davai on ja siis minu meelest ma rääkisin Lauraga ka, aga siis oli see, et ta tuli ka just Eestist tagasi on ja, et ta ei tea, kas ta saab töölt vabaks, aga hiljem, kui ma nagu kodus Laurale helistasin, siis ta ütles, et me ei ole sellest kunagi rääkinud, et ju ma mõtlesin selle siis välja või ma ei tea. Igal juhul Laura ütles, et davai, lähme, et võtab vabaks ja siis ma midagi panin kuskile story'sse või Instagramis midagi kirjutasin ja siis kirjutas Evelin, et kuule, lähme, ma hakkasin ju kuulama neid, et davai. Nii et me lõpuks läksimegi siis 3 kolmapäeval toimus, noh, ma ei tea, mis 17. september vist oli kolmapäeval ja teisipäeval me siis pidime minema niimoodi, et Evelin tegelikult just septembris alles jõudis tagasi üldse Griffithisse. Ja siis me juba liikusime Sydney poole, et tegelikult me kõik olime jälle 6 aega tagasi olnud Eestist, on ju. Ja siis me läksime päev varem. Sõit läks suht hästi. Jah, sa sõitsid esimest korda nii pikalt maanteel, jah. Õudne, mulle meeldib autoga sõita kõrvalistmel. Nagu mulle meeldib ringi vaadata ja nagu chillida ja ma ei tea, siin nagu ka okei, kui ma liigun mingi tööle ja nii edasi on ju, aga see tiksuda kuskil maanteel otse mingi 3 tundi, ma ei viitsi üldse. See on nii naljakas, kuidas nagu minu jaoks ei ole sõitmine üldse probleem. Ja kui kiiresti seda, et nagu reaalselt, et kui ma alustasin, kui see esimene päev, kui ma läksin Sydneysse, siis ma jõudsin mingi kella 1 olin Sydneys, see oli täpselt siuke tunne nagu minu jaoks nagu Tartu-Tallinn otsna. Siuke väike ei oledki valmis. Aga see ongi vaata, kui mugavalt sa ka ennast tunned ja nii edasi, et mul ei ole maantee sõitu nii palju kogemust. Ja kui ma olen enamasti, kui ma kuskil käin sinuga ja sulle meeldib sõita, mulle ei meeldi, jumala tores, ongi tasakaalus on ja. Või noh, ma ei ütle, et mulle ei meeldi sõita, aga ma väsin hästi kiirelt ära. Ja tegelikult inimesed ongi nii erinevad, ma olen kuulnud väga palju inimesi rääkimas, kuidas on vaja 4 tundi kuskile sõita ja see on mingi issand, kui pikk maa. Ma võin vabalt 12 tundi autos istuda sõita. Sõit nagu nii-öelda teel olla, pole probleemi. Sõita, me elasime 6 kuud väljas, me trippisime vänniga ringi terve East Coasti. Pole probleemi, mulle väga meeldib autoga sõita, aga mitte roolis olla. Ehk siis see, noh, just maanteel, nagu ma mõtlen. Igal juhul ja siis tegelikult oli Evelin ütles, tal jumala okei sõita seda otsa ja nii edasi, et nagu tema vabalt võib sõita. Nii et minul oli lihtsalt see, et noh, ma siis nagu natukene jupitan teda, on ju, et ta ei peaks üksi seda teed sõitma, aga ma vist päris pikalt, aga mul on vaja tegelikult seda nii-öelda kogemust ka vaata juurde. Nii et ma siis nagu punnitasin seal, aga nagu noh, ei ole tore, ei hakanud meeldima selles mõttes. Aga jaa, üli äge oligi tüdrukutega läksime, siis issand, ma ei mäletagi, nagu nii palju on toimunud, ma ei mäletagi, mida me esimene päev tegime. Aga me jõudsime suht hilja kohale, või noh, kella 4-5 paiku on ja, aga alustasime mingi 8. Ja siis me läksime oma Airbnb-sse, oli siuke nunnu korter võetud koos terrassiga ja kõik. Ja noh, vana aja Griffithist lähme, me elame veini piirkonnas, vein voolab ojadena tasuta põhimõtteliselt, et siis viimasel päeval meil seal grupi chatis oli ka keegi oli mingi, issand, ma ei mõelnudki, et veini peab ju kaasa võtma, vaata. Siis kõik oli mingi aja muidugi ja mina ei saanudki ma võtsin vist ühe pudeli kaasa, see üks pudel, mis meil vanas majas oli, sest meil oli kõik veini asjad uude majja tassitud, aga ma ei pääsenud uude majja ligi, sest maja omanikud olid siin tol hetkel. Ja ühesõnaga,
muidugi siis lihtsalt väike asi siia, et alati, kui me kuskile lähme, siis Griffitis elad, siis sa võtad ikka oma veini kaasa, on ju, kodust, sest sa ei lähe ometi mingi 30 daala eest kuskilt veini ostma. Ja ühesõnaga esimene õhtu käisime toidupoes, ostsime mingit snäkke asju, me käisime üliheas, minu meelest oligi Ra selle koha nimi, raamenit söömas, ma sõin oma elu parimat raamenit. Nagu päriselt. See nägi tõesti väga hea välja ja see on päris kõva tunnustus, sellepärast et ma ei mäleta, kas see oli Tais või Vietnamis, vist oli Tais, vist Bangkokis. Me käisime Michelini tärniga raameni restoranis. Nii et ja Brenda ütleb, et sellest oli ka parem, nii et. Aga vaata, ma ei ole. Sa ei ole suur raameni sõber tegelikult. Ma tegelikult ei ole selles mõttes, et ma hea meelega võin seda süüa, kui rahvas läheb. Aga ma vist kunagi ise ei oleks, et oh my god, tahaks täna raamenit süüa. Et seda mul ei ole. Aga ma alati söön ja maitsen selles mõttes ja see oli tõesti, see oli minu elu parim raamen, mis ma sõin. Ja seal oli väga-väga palju reviewsid ja see oli nagu mingi väga popp koht. Sest me läksime lihtsalt sisse, walk-in'i on ja. Ja öeldakse walk-in või? Mu juhe nii koos. Et ma üritasin lihtsalt mõelda, mis eesti keeles on. Lihtsalt kõndisime sisse. Astusite sisse. Lihtsalt kõndisime sisse. Ühesõnaga, meil ei olnud lauda broneeritud ega midagi, nii et me saimegi tegelikult baari leti äärde kohad. Et seal ikkagi kohad olid täis. Ja ploomiveini, Jaapani ploomivein, ülihea, seda jõime. Seda väga paljudes kohtades ei saa, aga kui saab, siis see on super hea, ma alati võtan. Ja siis me õhtul läksime koju, tegime vist mingi pokaali veini, istusime terassi, rääkisime juttu, väga tore oli. Ja siis nii see esimene päev mööduski. Järgmine päev, minul oli väga tugev peavalu. Mina käisin. Liiga palju ploomiveini või? Ei, üldse mitte. Me jõime tõesti selle väike tilk ikkagi serveeritakse seda ploomiveini. Ja siis ei, see ei olnud sellest, sest mul hakkas peavalu mingi lõunapaiku midagi, mul hommikul ei olnud. Hommikul oli minul vaja Laurast Evelinist eemale saada, sellepärast, et mul oli Laurale kingitust vaja. Laural oli sünnipäev tulemas. Nii et siis nemad läksid kuskile shoppama, mina läksin mingi oma teed, kingitust ma lõpuks ei saanud. Ja siis me käisime erinevates poodides kosmeetikat ostmas ja kes käis riided ostmas ja tegime sükest shoppingut. Aga mingil hetkel mul oli peavalu nii tugev, et ma läksin Airbnb'sse ära. Magasin mingi pool tundi või tunnikese ja siis hakkasimegi settima, aga täiega siuke, pole nii ammu olnud sellist, ongi siukest tüdrukute trippi vaata, et sul ongi, me istusimegi kõik seal suure peegli ees, põrandal maas, kuigi meigi asjad olid seal, oi, sul on see highlighter, oi, sul on see, ma proovin, on ja siis me sättisime seal muusika mängis ja jõime veits veini ja siuke, et väga tore, et mul ei ole nagu ammu niimoodi, kui kuskile mineks, sätime valmis ennast, lähme välja vaata. Aga sellist tüdrukute värki, siuke tore oli. Ja meil sai nii palju nalja ja nii edasi ka, et ma ei tea isegi, mida me täpselt tegime. Kas ma olen liiga suurt mulli juba või? Ei. Igal juhul. Ja siis olid salajutud. Salajutud Eesti majas. Ma käisin esimest korda Eesti majas. Mina ei ole käinud. Sidnis. Ja oligi vist, et kella 6 tehakse uksed lahti, aga kell 7 algab show, nii et siis oligi öeldi ka, et päris kell 6 ei ole nagu mõtet kohale minna, aga mul olid seal, Kaisa Maarek läksid sinna ja ühesõnaga mingid tuttavaid sõbrad olid ka seal, nii et seal ees me siis nägime kõiki, Maarekul oli veel tol päeval sünnipäev. Jaa, tõsi. Ja põhimõtteliselt ma ei teagi, mida ja palju ma siis räägin selles mõttes, et jõudsime sinna Eesti majja, korraga ülipalju eestlasi Austraalias nii nagu kuidagi veider või ma ei tea, ma ei oska öelda, on ja. Ebatavaline. Siis mingil seal vaheajal ma nägin Susannat, kes on siis Linases student agent, on ja. Kellega ka meil on koostöö, on ja. Nii et temaga me jäime jutustama, et nii tore oli kohata erinevaid inimesi tegelikult. Aga kui sinna algusse minna, siis me kolmekesi mõtlesime, et oleme seal baaris, et võtame siis nagu pudeli mulli, et mis me siis hakkame siin edasi tagasi käima, on ja.
Voorime siin. kolmekesi, noh, see on 2 pokaali kõigile. Ja siis me mingi davai, muidugi võtame. Ja siis hakkas, ma ei teagi, live pihta või? Jah, etendus. Hakkas live pihta, sai väga palju nalja, oli väga tore, oli väga lõbus, selline nagu see õhkkond oli ka nii mõnus minu meelest, et eestlased, aga kõik olid nii vabad ja nii tore. Ja ma ei tea, nagu vaheaeg tuli, siis kõik käisid vetsus, võtsid jooke juurde, siis mina ei tea, kes, kas Laura või Evelin, keegi tõi 1 pudeli mulli juurde meile. Ja oli väga tore. Ütleme nii, et noh, me rääkisime, kui me siin midagi räägime, siis tuleb nagu ausalt rääkida. Tuleb ausalt rääkida. Nii et pean nagu tunnistama, et sa naerad. Ma juba tean sa naerad. Pean tunnistama, et ma jõin natukene rohkem, kui ma oleksin tahtnud. Minul oli Perdis oli esimene õhtu sama asi. Oli või? Ja, või noh, mitte see. Aga kellega sa olid esimene õhtu? Esimene õhtu olime nende kristallimüüjate ja nendega. Okay. Ja ei, mitte selles mõttes, et ma oleks olnud, mul oli lihtsalt, mul oli veits hõre oli olla järgmine hommik ikka. Selles mõttes. Ja siis järgmine hommik me millegi pärast veel kõndisime ka läbi linna mingi mega kaua. Ja siis oligi vist, kõigil oli veits hõre olla, sest keegi ei tahtnud. Siis kõik mingi peale lõunat olid mingi hommikul ikka, kui me jalutasime läbi linna. Miks me jalutasime üldse nii kaua, miks me taksoga ei läinud? Siis kõik olid mingi ei, mul oli ka hõre olla üldse. Siis kõik kõndisime mingi 25 minutit vaikuses, keegi ei öelnud midagi. No seda mul ei olnud selles mõttes. Ma räägin siis, mis mul oli, sest me ütlesime, et me räägime ausalt siin on ju asju. Aga ei, tegelikult ega mul ei ole midagi. Ei, aga mul ei ole selles mõttes midagi varjata ka, et nagu issand jumal, kellele juhtuks ja jõin natukene rohkem, kui oleksin tahtnud või oleksin pidanud. Sest lõppkokkuvõttes on see, et ma olen enne ka öelda, et ma ikka kunagi on nagu normaalselt pidu pannud selles mõttes, et need peo ajad on nagu otseselt möödas. Aga mõnikord tead juhtub, et tuleb veel neid päevi, et ma ei ole nagu 80, mitte et 80-sed ei võiks ju võivad ikka, aga nagu selles mõttes tegelikult elu lõpuni ju selles mõttes võib juhtuda. Me paneme pidu elu lõpuni. Lõppkokkuvõttes on lihtsalt see, et ma ei joo, et ma tean väga hästi, kus kohas on mu piir ja et ma ei joo nagu purju ennast enam väga tihti, et seda mõnikord, paar korda aastas juhtub. Aga nagu siis ka võib-olla, ma ei tea, miks või mis põhjustel või siis ongi mingid suured sündmused või mis iganes. Väga meeldiv seltskond. Just täpselt. Ja siis mõnikord juhtub. Aga vaata, see oli koht, kus ma ei oleks tahtnud, et see juhtub. Sest lõppkokkuvõttes, nagu sa ütlesid, et sul esimene päev, sa nüüd tõid välja, et oli hõre olla, et võib-olla natukene rohkem jõid, et jõid rohkem, kui sa oleksid tahtnud, et seal oli siis, ma ei tea, sul bossid, kellega sa tunned väga mugavalt, olete koos tiim, väga tore, kristallimüüjad, väga tore. Aga vaata, meil oli seal, üks asi on see, et tore, saame kokku eestlased, nii ägedad inimesed, kellega ma kohtusin seal, me vahetasime erinevate inimestega kontakte, kes on kaua Aussis elanud, on ja. Ja Malju ja Kristina, mega soojad, ägedad inimesed, meil oli nii lõbus, aga seal oli ka nagu üks osa juures, seal oli TV3 nagu filmimine. Nad tead siis mingid saadet, kuidas nad siia Austraalia tulid ja mis nad siin tegid. Ma ei tea, mis selle saate nimi on või nimetus tuleb, aga Malju ja Kristina Austraalias äkki. Ma ei tea tegelikult. Nii et K3, kui on vaja seda nimedega abi, siin Brenda Andelindikas, Malju ja Kristina Austraalias. Näiteks. Jah. Igal juhul, et see väike nagu osake sinna juurde, et lihtsalt, et mina ju ei tea, et filmimine seal käis on ja selles mõttes keegi ei teinud midagi, mis jumala eest ei tohi sinna kuskile minna, aga lihtsalt ma võib-olla oleks tahtnud natukene adekvaatsem olla. Ja siis lihtsalt võib-olla analüüsidki üle, et oota, mis ma siis ütlesin ja mis ma seal ütlesin. Nagu, ma ei mäleta igat vestlust ja see ei ole sellepärast, et ma nii läpas oleks olnud, et ma olin omajagu Švipsis, jah. Ma olin omajagu Švipsis, ma olin väga, väga rõõmsas tujus, mul oli väga fun ja mulle tundub, et osadel inimestel oli veel väga fun, ehk siis nagu, et ma ei olnud nagu üksi seal selles mõttes.
kindlasti oli nagu enamik ja palju inimesi, ma ei oska nagu teisi hinnata, selles mõttes oli Just. nagu kindlasti rohkem võib-olla vaoshoitumad või Mhm. nii-öelda tublimad kui mina. Aga ma ei tea, mis sa teed, selline ma olen. Noh. Mõnikord läheb Elu on niimoodi. selline. Jah. Jah. Ja seal nagu olid mina ei usu, et midagi nii hullu on, et Et ma nagu veits põen. Seal olid nagu mingid situatsioonid, mis on tegelikult väga naljakad. Et kui ma olen nagu rääkinud mis kellegile oma lähedastele sõpradele on ju, sulle ja emale rääkisin on ju, et siis kõik on mingi naljakas vaata, et ära Lõbus üldse seik. põe ja mis asja, aga noh, lõppkokkuvõttes tegelikult iga inimene vaatabki täpselt oma selle kuidas tema maailmapilti näeb ja kuidas Just. ta asju näeb, nii et Just. igast asjast võib tõmmata et mida nagu, iganes ülesse. et Ja isegi kui et kui mingi inimene juba vaatab meid negatiivselt ja ma usun, et on neid inimesi ka olemas, siis ma ei tea, nad miks näevad vaadata seda. üldse, aga No vot jah. sellest ma ei ole kunagi aru saanud, aga on siuksed inimesed, kes jälgivad ja. Ja no lõppkokkuvõttes, et nagu saade on Maljust Kristinast Austraalias on ju, ma ei Jah. tea, mis selle nimi tegelikult on. Et seal ei ole see, et äkki Malju, Kristina ja Brenda Austraalias. ja. Et seal ei ole see, et nagu, et seal ei ole ju, teised inimesed ei ole olulised ja neid, ma loodan, ei jäeta sisse, vaata. Aga nagu, issand jumal, ma nüüd räägin sellest, nagu see oleks mingi hull teema, vaata. Jah. Et tegelikult ei olnud ja lõppkokkuvõttes ongi see, et ilmselgelt ju seal filmitigi seda, et nad tulid salajutte tegema, filmiti, kuidas rahvas neid vastu võttis, ehk siis me ju naersime, meil oli lõbus, kuidas me hiljem, me sealt salajuttudelt siis, ma jäingi siit vahele nagu, jäi üks osa nii-öelda poolikuks, et me liikusime salajuttudelt edasi baari, kus me tegime väiksed drinksid ja meil oli nagu väga tore ja kõik siis seal tekkis see tutvumise osa, on ju, et me ei tutvunud seal laivil. Ja noh, ma võin teile, no ma ei tea, kui palju me sellest oleme otseselt rääkinud, aga Brenda on natukene siuke ülemõtleja. Et nagu Brenda, et just see, nagu sa ütlesid, et nüüd nagu tundub, et ma ei tea, mis sa seal korda oleks saatnud, et Brenda võib niimoodi, et käime, ostame kuskil, ma ei tea, jäätist on ja siis Brenda mingi, oota, kas ma ütlesin seda nagu, ütlesin valesti seda või? Ja siis ta mingi, tuleb nädal aega hiljem, kas see oli nagu veits ebaviisakas või? Me juba rääkisime sellest ja siis tuleb paar päeva hiljem, ei, ma arvan, et see oli ikka ebaviisakas. Ma ei tea, ja siis ma mingi, Brenda, me ostsime jäätist lihtsalt, mis asja sa räägid? Ma ei tea ja miks, et mingid asjad nagu käivad ja kummitavad. Ma ei taha paha inimene olla. Ma ei taha ebaviisakas olla. Et nagu, ma ei tea jah, miks mul, aga ongi vaata, see on tegelikult ülemõtlemine. Et kui sa hakkad midagi üle mõtlema, siis sa ketrad ja see on nagu surnud, see on nõiaring vaata. Et seal tegelikult me teame väga hästi, et seda ei ole mõtet teha ja kõik, mis ma nagu praegu ka räägin, on nii nagu üle võimendatud, sest jällegi, mul on nagu jah, oli nagu, et noh, ei olnud nagu otseselt vaja, aga samas ju siis oli tegelikult, et ju mul ei olnud ainult neid 2 pokaali vaja, vaid oli rohkem vaja, lihtsalt puhtalt sellepärast, et nagu pärast ma sõbrannaga rääkisin ka, et noh, oligi see, et on teada, et mul tuleb nagu hästi intensiivne aeg, meil mõlemal praegu nüüd on ja kuni aasta lõpuni ja see oligi minu nii-öelda viimane väljas käimine kuni aasta lõpuni, kus ma sain ennast vabaks lasta. Lihtsalt see fakt seal juures vaata, et nagu lõppkokkuvõttes ongi see, et näidataksegi, ma ei tea, mida näidatakse ja vahet ei ole nagu lõppkokkuvõttes. Saates Malju ja Kristina Austraalias ja jah, neid kõrvalinimesi seal show'l näidatakse, aga seal on nagu, ma ei taha siin podcastis öelda, sest võib-olla seda ei tule vaata sinna, siis ma ei saa siin öelda, et seal oli lihtsalt nagu üks arutelu meil tüdrukutega, kus me arutasime tüdrukute asju, on ju. Ja siis seal nagu tekkis üks siukene nagu väga naljakas situatsioon ja ma tean, et seda saab lõigata väga naljakalt kokku ka ja siis ma ei tea isegi, miks ma tegelikult põen seda, et see on nagu kogu asi vaata. Ja miks kõik peaks üldse selle nagu jah, kõik on inimesed, kõik on täiskasvanud, kõik on. Ma just tahtsin teile rääkida, ma nagu reaalselt niimoodi põdesin, nagu ma ei tea, võib-olla ongi see, et oleme siin podcastis ja räägime nagu oma elust, vaata ja nüüd on mingi, oh my god, issand jumal, äkki ma kuskile jäin peale, ma ei tahtnud jääda, on ju. Et siis, et see on nagu teistmoodi, vaata, et siin nagu
ma olen oma valitud omal platvormil bla bla bla, vaata. Brenda küsis mult, et äkki ma lähen teen täna üksi podcast'i. ma ei tahtnud tulla. ma enam ei taha, ma mõtlesin, ma panen Instagrami ka nagu kinniseks, vaata. Insta kinni, YouTube kinni, kõik kinni. ei, nali. Ühesõnaga, tegelikult oligi, meil oli väga-väga lõbus õhtu. Muidugi, ma saan aru, et nii palju, kui mina olen näinud videos, nii palju, kui ma olen seal rääkinud ka inimestega, kes käisid, siis ma saan aru, et kõigil oli väga lõbus. Ma kohe jõuan tegelikult tuumani, milles tegelikult asi on. Tegelikult ei ole asi selles kõiges, mis seal oli, vaata. Et oh my god, keegi kuskil filmis ja võib-olla ma kuskil nurgas taga taustal jään kuskile peale. Ei, asi tegelikult ei ole selles. Ma tean väga hästi, milles asi on, aga ma pidin analüüsima seda, ma pidin sinna jõudma, ma ei teadnud seda esimesel päeval. Meil oli, ma lõpetan selle õhtuosa ära, meil oli väga tore. Me läksime edasi pubisse, chillisime seal, tutvusime omavahel, väga-väga lõbus oli ja sealt pärast veel, oligi kõik eestlased nii nagu, meil oli nii lõbus koos, vaata, et mul on video peal üks eestlane, ma pean ta kusjuures üles otsima, et küsida, kas ma võin ta vlogi panna, sest ta reaalselt nagu tuleb, räägib seal nagu video peal mingeid asju ja räägib, tuleb, mina filmisin ennast, rääkisin midagi nagu vlogi sisse ja siis tuli üks tüdruk, rääkis ka sinna midagi, siis lõpuks mingi, mis su nimi üldse on, siis ma mingi Brenda, siis ma mingi, mis su nimi on, siis ta mingi Sandra, siis ma mingi ülilae, vaata. Nii me siin eestlased tutvume, et oli nagu tõesti väga-väga lahe oli. Ja samamoodi ei olnud ainult inimesed seal Sydneyst, vaid inimesed tulid erinevatest kohtadest kohale. Ma saan aru, et üks inimene tuli lausa, kas oli Singapurist või? Jaa. Nii et jah. Jaa, Singapurist. Ta oli väga-väga lahe karakter. Väga-väga äge, hästi elav ja rõõmus inimene. Igal juhul põhimõtteliselt seal, me läksime ju tegelikult sealt välja mingi 30 eestlast, 30 pluss inimest on ja. Ja siis me pärast pubi läksime edasi natukene istuma mingite inimestega ja siis ma arvan, me jõudsime mingisugune 2:30 või midagi sellist jõudsime koju. Täiesti okei koju, mis aeg? Austraalias väga hilja. No Austraalias väga hilja, aga see mõttes, kui on ikkagi pidu või istumine, siis 2:30 on selline, mina ütleks, et on ikkagi nagu on veel võit. Jah, aga ikkagi sealt on see, et nagu peale pubi oleks pidanud minema koju. Et seal nagu oli juba see nagu teine piir. Et ei olnud vaja nagu jaurata, sest nagu, ma tean, et mina olin üks nendest jaurajatest, kes on mingi, ei, mis asja, lähme edasi. Me tulime siit, kes tuli Moreest, mina tulin Griffithist, me tulime teiselt poolt Aussi, me tulime keset Aussit, me tulime keset Austraaliat siia, mida iganes. Ma ei tea. Ja, aga kõige hullem ühesõnaga kogu asja tuum on tegelikult see, miks ma siis nii-öelda põen ja mõtlen üle, ongi see, et nagu ma ütlesin, et kui ma nagu alkoholi joon, siis siuke paar pokaali või paar kokteili ja siuke mõnus olla, et mitte purju. Mõnikord juhtub, on ja. Aga point siis on see, et mul on järgmine päev väga jõhker ärevus. Muidu mul on kõik üli tore, üli chill, aga kui ma joon natukene liiga palju alkoholi, siis mul on järgmine päev siuke ärevus, et ma ei saa magada ka. Ja siis see oligi mul järgmine päev. Ehk siis ma tõusin üles niimoodi, et ma lihtsalt tundsin läbi une, mu süda lihtsalt nagu puperdab nii kõvasti, et see hüppab kohe rinnust väljana. Ja siis vaatasin pulssi, pulss oli 107. Pikali magades, nagu muidu mu pulss on magades, ma tean, et inimestel on erinevalt, on ja mis iganes, et muidu on siuke, ma ei tea, 52, 53. 107. Ja ma just tõusin üles selle peale, et mul on nii tugev see. Ja ma ei tea, mis mul viga on. Midagi on mul viga. No ma arvan, et sul on mingi füsioloogi, et see nagu ei ole isegi, et see ei ole just kui nagu mentaalne ärevus, kuigi kõik need süsteemid on omavahel seotud, eks ole. Aga olles sind teadnud juba paari päeva pärast, me oleme üksteist teadnud 10 aastat, Brenda, et sa teaksid. Ja parimad sõbrad oleme olnud? Mina ei tea, 9 või? Ma arvan ka, jah. Ehk siis nagu, miks ma selle siia ette tõin, on see, et nagu, et me lihtsalt ei tea kuskilt seltskonnast 11, 6 aastat ja siis 4 aastat nüüd oleme siin koos, vaid me oleme ikkagi 9 aastat olnud lähedased, parimad sõbrad. Nagu 9 aastat mitte nagu lähedased. Aga nagu parimad sõbrad.
just, nii et ma arvan, et sul on ikkagi jah, mingisugune füsioloogiline või et see ikkagi, et see alkohol midagi põhjustab sinu kehas, mis tekitab seda olekut. Ja, sest Et see ei ole enne kui ma nagu ju tulen mentaalne. teadvusele, siis nagu ma ei saa ju mõelda, Jah. see ei saa olla ju, ma ei tea lõppkokkuvõttes, aga see ei saa, tundub loogiline, et ta ei saa mu ajuga seotud olla, Jaa. sellepärast, et enne kui ma nii-öelda tulen teadvusele, ma ju magan, et enne seda tekivad mingisugused asjad. Ja see ei olnud ka see, et ma jõudsin ju 2:30 või midagi sellist, jõudsin koju, noh, esiteks ma ei jää magama ka, sellepärast ma tahan kogu aeg välja edasi minna, on ju. Ei taha magama minna. Ehk siis, noh, arvatavasti ma jäin seal mingi, ma ei tea, 3:30 aeg magama ja ma tõusin 6:30. Nii et noh, täiesti magamata ka, et ma oleks ju võinud vabalt kauem magada. Mul ei olnud halb olla füüsiliselt, noh, tegelikult oli nagu ärevuse mõttes, aga see, et noh, mul ei olnud pohmakat selles mõttes. Ja nii jõhker ärevus, et noh, mitte midagi teha ei saa, et ma tegin seal piparmündi teed, ma käisin vannis reaalselt, ma tegin vanni endale. Jah, ühesõnaga need ärevus, mis mul tuleb, on nii jõhker, et ma sellepärast juba tean oma piiri ja sellepärast ma tegelikult ei saa alkoholi väga palju juua. Ma ei saa juua ennast põhimõtteliselt purju. Et siis, kui ma selle piiri nagu ületan, siis on teada, et mul järgmine päev on ärevus ja need on nagu, lähevad ka järjest pikemaks, ehk siis seekord oli see, et mul oli füüsiliselt lihtsalt nagu pulss laes, mul oli nii halb olla ärevuse mõttes, et mul kestis 3 päeva. 3 päeva, ehk siis nagu 4 päev, kui me olime Sydneys, reedel, kui me koju sõitsime ja laupäeval ka veel. Ja kuna mul oli nii suur ärevus, siis mul oli raske olla. Ja siis me rääkisime neid asju ja siis ma mõtlesin kõiki neid asju, mis et ma eile ei oleks pidanud jooma. Ja tegelikult nagu, et nii palju, et tegelikult ei olnud asi selles, et ma olin mingi hullult lääpas ja mingi nõme ja bla bla bla, et ma seal liiga palju jõin, vaid tegelikult oli asi selles, et ma lihtsalt tundsin nii suurt ärevust, mul oli nii kehva olla järgmine päev, et tegelikult sellepärast võimendas kõik see. Tundus loogiline või? Ja. Ma ei oska seletada seda. Ja. Et põhimõtteliselt ma mõtlesin üle ja räägin neid asju nagu nii suure võimendusega, et oh my god, ma ei tea, mis ja kus seal on ja bla bla bla, kuigi tegelikult ei olnudki midagi, kõigil oligi lõbus, meil oli väga-väga tore õhtu. Lihtsalt see, et mul see füüsiliselt nii nagu raske on olla, ärevuse mõttes, siis see aju mõtleb ka kaasa, vaata, kui ei, no, füüsiliselt. kõik asjad on seotud oma vahel, nii et mul on väga kahju, et sul nii oli. Ja et sa nii kaua pead asju üle mõtisklema ja puurima ja no jah, see on suur see on raske asi, mis sul on, eks ole. Aga ei, tegelikult siin on väga lihtne lahendus. Mis lahendus? Ära joo alkoholi. Ei, selles mõttes küll, jah. Et et ta ei ole selles mõttes raske. Aga see sinu ülemõtlemine, see ei ole ainult alkoholiga, ma ei räägi, nagu ma tein näite, vaata. Et see on siuke, nagu inglise keeles öeldakse, it's a gift and a curse, on ju, et see on nagu kingitus, aga samas needus ka, on ju, mina arvan, et samas ongi see, et aga tänu sellele, et sa mõtled need asju, on ju, siis sa mõtled võib-olla rohkem läbi, et miks ma käitusin selles olukorras nii, nagu ma käitusin. Et sa analüüsid väga palju, mina olen väga palju õppinud sellest, mis sa nagu oled mõelnud või mida me arutanud oleme, et selles mõttes see on jah, hea ja halb asi korraga tegelikult. Nii et aga vahest võib olla raske ka, aga tegelikult mul sõbranna ütles, et ta nagu kuulis või uuris, ma ei mäleta nüüd, kuidas see oli, aga vist on nagu mingi alkoholiallergia või mingi teema ka ja et see võib olla üks sümptomitest. Ma ei tea sellest midagi, mis keegi ütles, kuulsin, nii et ma ei tea, kas see on nagu reaalne asi, kui keegi teab, mis mul viga on, võite teada anda. Aga ühesõnaga võib-olla siis nagu tegelikult ongi lihtsalt see, et mul ei sobi, ma arvan. Just. Nii, aga siis too päev oli suht maha kantud, ma saan aru. Ei olnud tegelikult. Mul oli väga-väga raske hommik, ehk siis ma tegin piparmini teed, käisin vannis, chillisin, chillimine ei saa selle kohta öelda. Tegin hingamisharjutusi, üritasin oma ärevusest maha saada, ma sain tegelikult pulsi väga hästi alla, selles mõttes ma tegin omale, ma tõusin 107-ga ja kui ma tegin omal piparmindi tee ära, läksin vanni ja tegin hingamisharjutusi, siis ma sain selle 80 peale. Aga lamamisasendis 80-90 peal, ma ei tea, kas peab, minul ei peaks olema.
ja mis mul huvitav praegu on? No praegu mul 97. 97. Jah. No eks sa elad neid emotsioone läbi Ja, siin ja. jälle elab. Jah, aga mis sul on? Mul 70. Noh, ma elan läbi täpselt, ma arvan seda. Igal juhul ja siis ma sain tegelikult selle nii-öelda suurema puperdamise sain nagu kontrolli alla. Noh, nagu ma ütlesin ka, et see on mul vahel, kui ma natukene rohkem alkoholi on, ehk siis see ei olnud mul esimene kord, mul natukene juba kogemust on, et kuidas seda kontrolli alla saada. Ja siis mingi aeg tõusid Laura ja Evelin ka ülesse ja siis me rääkisime nendega juttu ja siis nagu see ka ju tegelikult aitab ülipalju, et ei olegi üksinda, on ju. Ja siis, ma ei tea, kõik sättisime valmis ennast, me läksime linna peale, pidime korraks poodi minema, aga siis jälle mingi igal pool mingid meiki, värki-särki, kuskil jälle shoppasime ringi mitu tundi ja siis käisime Vietnami kohas lõunat söömas ja me käisime Vietnamis eelmine aasta ja me maandusime Hanois. Ja Hanois me sõime sellist asja nagu chaka, mis on siis praetud kala, rohke tilli ja rohelise sibulaga ja siis tuuaksime teie lauda, et sul ongi nagu suur pann, tuuakse lauda, kus see kala siis juba praeb, kus on seda hunnik tilli ja sibulat peal ja terve laud on siis erinevaid kopsikuid täis, kus on siis erinevad asjad, mida sa saad siis omal sinna mingid nuudlid ja äädikad ja tšillid ja igasugu pähklid ja igast kraami. Ja saad sellest nii-öelda väikse bowli omale kokku panna. Ülihea, nagu üks parimaid asju, mida ma söönud olen. Ja ma mäletan, et me Vietnamisse jõudsime esimesel päeval, me astusime suvalisse kohta sisse ja see oligi Chaka restoran, see oli täiesti täis. Jah, ja seal oli ainult üks menüü. Jah, ja seal ei olnudki menüüd, sa istusid lauda ja sulle toodi see Chaka sinna ja me ei teadnud mitte midagi, meil oli mingi, lähme siia, tundus väga palju inimesi, nagu me mingis episoodis rääkisime ka, et me ei, kui me käime reisil, siis me ei uuri asju ette, me lihtsalt vaatame vibe'i pealt ja alati minu meelest suht hästi läinud või siis me lihtsalt mõtleme nii, ma ei tea. Aga noh, sest meil on omajagu lugusid, kuidas me oleme toidumürgitusi ka saanud, aga need on alati olnud mingi Mac ja Vapiano ja mingid sellised kohad, kus kõik inimesed Urkast ei ole kunagi saanud? Mitte kunagi. Noh, ma ei tea, kuskilt ma palil parasiidid sain, kust ei tea. Aga ühesõnaga seal Vietnamis siis see astusime sisse ja istusid lauda ja sulle toodi need asjad ette. Me ei teadnud, mingi, ju siis on nii, siis hiljem saimegi teada, et see on Chaka restoran ja nii ongi. Ja hullult maitses. Sõime järgmine päev seda sama asja, aga siis me olime veel ka mingi, ma ei tea, mingi top 6 restoranis, veits fansimalt tehtud teema, aga ikkagi sama hea. Ja siis me läksime Ha Long Bayle, kuurort fancy, mis see on mingi maailmas mis on seal UNESCO maailmapärandis ja maailmapärand on ja lähen otsin Chakat, mitte kuskil pole ja siis me saime teada, et see ongi ainult Hanois. See on Hanoi toit, jah. Väga kahju oli sellest ja peale seda ma olen sellele Chakale nii palju kordi mõelnud, aga ma pole süüa saanud ja siis me läksime Vietnami restorani, Evelin oli mingi Vietnami restorani välja otsinud, läksime, istusime maha, ma vaatan menüüd ja vaatan Hanoi Chaka, kujutad see ette, nii et ülikorda läinud, ärevus oli ka veel on ja ma sain, võt see oli kingitus mulle, lihtsalt mul oli nii raske päev, Chaka tuli päästis päeva. Ja siis Chaka lihtsalt, ma olin nii õnnelik, ma mingi, oh my god, see on see Chaka, ma saatsin Hansule pilli, sa ei kujuta ette. Sa ei kujuta ette, mida ma sööma hakkan, seda tõesti ette ei kujutanud. Chakat söön ja selles mõttes see toodi juba niimoodi valmis tehtud kaussi, aga see oli ikkagi väga hea, muidugi see susiseb seal ja surgid oma pulkadega seda seal ja see nagu teistmoodi, natukene parem ja värskem võib-olla, aga see oli ka super hea. Ja meil jäi järgi, Laura võttis ka Chakat, me võtsime järgmine päev, me võtsime kaasa selle järgi jäänud osa ja me järgmine päev sõime seda lõunaks autos ja see oli külmalt ka hea. Nii et see oli ülimaitsev. Võimas. Ja siis meil oli plaanis ookeani äärde minna ja mingeid asju teha, aga me kõik olime nii väsinud, et me ju seal müttasime mingi pool päeva ringi, shoppasime ja siis me läksime Airbnb-sse, käisime veel ossime snäkke asju ja siis me tegime omale snäki laua ja lihtsalt jutustasime ja chillisime õhtul. Ja reedel sõitsime tagasi koju. Mis kell me koju jõudsime, mingi 3-4? Midagi sellist, jah. Ja siis igaüks läks oma koju ja laupäeval kell 12 saime jälle kõik
meie juures kokku ja siis hakkas siuke kolimine siis pihta. hakkas hirmus kolimine pihta. Siuke tempo oli taga ka, et ma ei tea, ma peaks elus arvama mingi 3 tunniga. 3 tunniga kolisime. 3 tunniga põhimõtteliselt saime enam-vähem selle maja tühjaks ja nii, et ei, meil oli mega kolimisega läks mega hästi nagu selle suure kolimisega, nii et meil... Aga ärme räägi rohkem kolimisest. Ei, kolimisest mul lihtsalt tahtsin öelda, et me tulime Sydneyst tagasi, reedel jõudsime ja laupäeval olid siis kõik tagasi koos ja aitasid meil kolida. Nii et ja noh, siis see oligi ju eelmine nädal või? See oligi eelmine nädal. Issand, see oli eelmine nädal. 7 päeva tagasi see tuli Sydneyst koju ja 6 päeva tagasi me hakkasime kolima. Nii et selline on siuke väike vahe update, mis me siin vahepeal teinud oleme. Kolinud, mina käisin Perdis, Brenda käis Sydneys. Minul olid suured ärevused. Minul olid teise majaga suured ärevused, et saaks sellest lahti, mis täna nii-öelda õnnestus. Nii et on olnud päris hektiline aeg, et ma ütlesin ka meile eile õhtul sõime õhtusööki, meil on nüüd laud esimest korda 2 aastat, meil oli enne koduni väike meil laud. Meil oli terrassil laud, enamik aastast me kasutasime seda terrassi. Aga no ikka toas laud, see on kuidagi teistmoodi, ma ütlen teile. Ja elasime ikka nagu fulli hipid, vaata, et söögilauda poolt. Aga igatahes eile sõime õhtust ja siis ma ütlesin Brendale, et ma tahaks lihtsalt nagu, mul siuke tunne, et ma tahaks nagu emotsionaalselt välja hingata. Et ma tahaks siuke, et ma tunnen, et mul ei ole nüüd kuu aega, ei ole siukest hetke olnud, kus oleks lihtsalt seda hetke ei olnud, nüüd täna natukene see võib-olla tuli. Nii et üpris pingeline aeg on ja üks lahe asi, mis meil tegelikult selle kohta väga nii-öelda rääkida ei ole veel midagi, aga Brenda, sinu ema tuleb meile külla. Nii et see on ka siia vahele veel ära nii-öelda eksinud, et ostsime sinu emale lennupiletist ära ja ta tuleb nüüd veebruaris külla meile, mis on ka mega lahe. Ja me peame viisa ära tegema. See nädalavahetus ma teen viisa ära ja siis on selle jaoks ka kõik valmis, aga küll me seda jagame, kui me sellele lähemale jõuame enne seda jõulud ja asjad. Brenda käest on kuuske vaatamas meile koju, nii et. Ja mina ei jõua ka ära oodata, ma ju paigutasin, ma praegu, kui me siia majja paigutasin, ma emale just üks päev saatsin külalisse toast pildi, et näed, su tuba ootab, vaata ja nii äge. Aga ma käisin täna mingisuguseid asju ostmas siia majja, mis on juurde vaja siia. Et kui meil enne oli 1 WC vanituba, siis nüüd meil on neid 2. Et siis on nagu rohkem nii-öelda mingeid asju vaja. Ja siis ma leidsin kuuse ja siis ma sain aru, et tegelikult meil ongi kohe vaja kuusk püsti panna, aga meil on vaja enne siit kõik teha, et kui kellelegi tundub, et mis asja septembrikuus hakkad kuuske panema, siis seniks, kuni mul on showlehe ja seniks, kuni ma ise mingil määral marketingi teen või tegelikult täielikult, siis meie kodus läheb kuusk üles septembrikuus, nii oli eelmine aasta ka, lihtsalt sellepärast, et tegelikult oktoobrist peavad juba jõulukampaaniad asjad jooksma, millega ma olen juba hiljaks jäänud, ehk siis nagu kui sa ütlesid ka, et ei ole nagu, et tahaks oodata seda aega, et nagu emotsionaalselt kuidagi nagu hingata korraks, siis ma tunnen ka, et ma olen emotsionaalselt nii läbi ja ma arvan, et kõik need ärevused või kogu see situatsioon, et see mingi ülemõtlemine ja ma ei tea, bla, on ja see teine, et tegelikult see on lihtsalt sellest, et nii palju asju on toimunud, me ei ole saanud hetke ka, et lihtsalt olla, et kogu aeg on vaja midagi teha ja nüüd ongi see, et tahaks nüüd selle majaga ühele poole saada, aga te nägite pilti, kes ei näinud, siis ma ei tea, näete vlogist, Instagramist kuskilt, milline see kontor meil välja näeb. Ja tegelikult ma täna siis 1,5 nädalat ma ei käinud showlehe poes, aga nüüd täna ma olin showlehe poes ja ma lähen homme sinna. Ja tegelikult mul on nagu tegelikult väga suur tamp taga sellega, et ma saaksin showlehes jõuludeks asjad valmis. Et tegelikult mul peaks, meil on täna 26. september, mul peaks 1. oktoobrist kõik valmis olema ja kampaaniad ja asjad jooksma. Ja mul on täpselt enam-vähem 0 asja nagu tehtud. Sest lihtsalt see tuli vahele, kõik see kuu aeg oli planeeritud mul tegelikult showlehele. Ja võt. Aga elu teeb oma korrektuurid ja ju siis pidi niimoodi minema. Ju siis läheb nii. Aga ma tunnen ka, et ma olen emotsionaalselt nii läbi, et ma lihtsalt ei jaksa.
et mul on vaja nagu mingit pausi, et tegelikult ju, kui sina läksid Perti, ma olin ju täiesti haige. Mul oli nohu, mul oli köha, mul oli palavik, mul oli halb olla ja siis ma sain järsku nagu justkui terveks, ma käisin Sydneys, siis me kolisime ja mul on köha tagasi tulnud. Ehk siis mul keha oli ka mingi okei, praegu hetkel pole nagu, et ma tean, et ma justkui ei olnud nagu haiguse lõpuni, ma ei ravinud ennast terveks, vaid lihtsalt see, mul ei jäänud muud üle, ma pidin asju tegema. Ja mulle tundub jah, et mul keha ka siis korraks nagu aitas kaasa, et oli mingi davai, et praegu ei saa. Ja siis nagu, et nüüd sai ära kolitud, et okei, et nüüd me oleme siin ühes tükis, ühes majas, enam ei ole aja kuskil midagi muud tuua ja mul tuli automaatselt köha tagasi. Kus see võimalik on? Keha oli mingi okei, nüüd saab. Võt ei tea jah. Noh, ja minul eelmise nädala sinna kolimise veel otsa, mul tõmmati nädala alguses hammas välja. Nii et mul oli siuke pool hell oli olla terve see aeg, kui me kolisime ja õnneks on kõik ilusti ära paranenud ja nüüd täitsa saan juba süüa normaalselt ja. Meil oli konsultatsioon samal päeval, kui Hansul hammas välja tõmmata. Ja Hans ei teadnud, et tal hammas välja tõmmatakse. Ma mõtlesin, et mul on lihtsalt nagu see check-up on ju. Aga siis jah, kui sinna kohale jõudsin, siis tuli meelde, et ma ju käisin tegelikult enne Eestit, käisin check-upis ja siis planeerisin septembrisse endale hamba välja tõmbamise, mis pidi juba ammu välja tulema. Nii et see oli ka siuke hea värk, nii et Hans helistas mulle videokõnega, pool nägu ei liikunud, siis ma mingi, mida sa räägid? Mul oma musi, mul tõmmati hammas välja. Ja siis lõpuks ta mingi 2-3-4 korda ütles, siis ma lõpuks sain aru, et tal oli hammas välja tõmmatud, et me ei saa konsultatsiooni teha. Et jah. Nii et kogemata juhtus nii jah. Aga selline on olnud meie elu viimased paar nädalat. Meie lemmiklause on öelda, et et natuke veel ja siis nagu on chill, vaatasin rahul, siis me oleme nagu järje peal jälle, aga kuidagi seda natuke veel kohale ei jõua kunagi. Nii et, aga ma loodan, et kõigile teile meeldis selline väike natuke kõike vaade meie ellu. Nii et tõmbame tänase otsakesed kokku pool ära. Kui teile meeldis, siis kindlasti likeige, jagage, share'ige, kirjutage, joonistage nii Spotify's, YouTube'is kui ka Instagramis. Kui kellelgi on soovi tulla Austraaliasse ja natukene mingeid mõtteid või kahtlusi, siis võib alati meile kirjutada ja tulla meie juurde konsultatsiooni. Ja kui sul on tunne, et sul on kõik miks mitte osad vaadatud, kõik YouTube'i osad vaadatud, aga ikka tahaks veel ja tahaks hirmsasti toetada seda podcasti, siis nii Patreonis kui ka Spotify's on olemas boonussisu. Mul see sõna läks korra meelest ära. Boonussisu on olemas seal juba 7 episoodi või 8 episoodi. Kohe tuleb, oktoobris tuleb 8 episoodist välja. Ei, 8 on väljas, 9 tuleb oktoobris. 9 boonusepisood tuleb juba välja, nii et minge vaadake neid ka ja toetage meie väikest podcasti meeskonda. Kas sul on midagi veel lisada, Brenda? Ei, ma lähen puhkama. Me lähme puhkama. Suur aitäh, et kuulasite, näeme juba järgmisel nädalal. Tšau. Tšau.